Tere, mina olen ajakirjanik Neeme Raud ja ma näitan teile, kuidas töötab meedia nõiaköök. Möödas on need ajad, kus meediasisu tootjad ja tarbijad olid erinevad inimesed. Sotsiaalmeedias on igaüks ajakirjanik. Nüüd on aga vaja endalt küsida, mida sa sotsiaalmeedias teed ja jagad. Muidu võid avastada, et asjad, mida pidasid privaatseks, on levinud kõigini. Näiteks valimiste järel postitas üks kasutaja Facebookis enda koostatud hääletustulemuste tabeli, kuid palus seda mitte tema nimega koos jagada. Palvest hoolimata jagati tema postitust nii, et ka tema nimi oli alati juures. Seega kõike, mida sa sotsiaalmeedias kõigile avaldad, võidakse jagada edasi, hoolimata sellest, kas sa seda soovid või mitte. Mõtle tulevikule, näiteks täna ei ole pildiotsing veel nii võimekas, et kõiki inimesi piltidelt ära tunda. Mõne aasta pärast võivad algoritmid aga nii võimsaks muutuda, et suudavad sind leida igalt pildilt. Kas soovid, et oleksid kõigil piltidel alati leitav? See, et sa kustutad fotod tagantjärele, ei pruugi aidata. Alati tasub üle vaadata ka privaatsusseaded. Tõenäoliselt tegid sa seda mitu aastat tagasi, kui üldse oled neile tähelepanu pööranud. Vahepeal on aga palju muutunud. Näiteks saad sa lubada või keelata sinuga seotud andmete edastamist reklaamijatele. Igal juhul tasub meeles pidada, et tänapäeval on igaüks oma meediakokk. Sinu panus meediasisu loomisesse on nii like, jagamine kui ka kommentaari kirjutamine, rääkimata materjali üleslaadimisest. Isegi iga sinu klikk mõjutab meediasisu. Ole siis teadlik, et sa pole mitte ainult lugeja, vaid ka tegija. Käitu väärikalt, vähemalt 2, veel parem kui 5 Michelini tärni vääriliselt.